Jõgi on reitsilt üle kallaste. Ikka päris palju üle kallast. Nii, no tere taas, sõbrad. Käes on 20. august ja head taasiseseisvumispäeva. Teie muidugi näete seda videot kõvasti hiljem. Aga oleme täna Kermoga tulnud sellisele 3-4 tunnisele lõigule, et tahame lõunapäevaku ära lõpetada. Ja olenevalt siis siin, kuidas mul läheb, kas ma panen edasi kuskile veel džimiga ka kala püüdma või mitte, seda näitab aeg. Aga eile sadas jõhkralt vihma, täiega tuli padukat ja täna on jõgi nii üle kallaste, et kuiva kohta polegi. Noh, hea viise täpselt sinna. Prill nii udune peas, et mitte midagi ei näe. Vist ei ole vaja ka seda. Et igatahes jah, püüame ja vaatame, et siin on kõvasti nagu rohkem rohtu. Ma mäletan, kui ma viimane kord käisin. Aga täna on vaja need suured kalad kätte saada. Pole ammu saanud üle 40 cm kala, nii et kalajumalad, on aeg. Noh, segavad siin sääsed. Aga praegu pole vist vaja panna veel seda mürki peale. Nii. No siit võiks juba tulla esimesed võtud päriselt. Ei ole nii. Okei. Eks ma siis võtan ise need kalad välja. Seda kapsast rohkem. Ma ei tea, kas tuli kapsast kaasa. Kalaga tõsi tulla. Kui nagu kala ei tule ja igav on, aga siis ma ei tea, noh, see peaks olema küll. Äkki karu oma? Ühesõnaga me tulime teisele jõele, sest et seal esimesel jõel oli no nii kõik uputas, kui veel vähegi sai ja ega me sealt mingit võtte ei saanud ja teine jõgi tulime see no nii madal, et nagu uskumatu, et siuke nagu erinevus on ikkagi, et ühes jões on nii üle ääre kõik ja siis tuled mõned kilomeetrid eemale ja juba on nagu täiesti kuiv see jõgi. Aga näed, karukaka vist oli see tõenäoliselt. Karukaka on nähtud ja ma sain just oma esimese võtu ka üks siuke mega suur 10 cm jääkas rabas. Ja Kermol on ka 2 võttu olnud ja see on ka kõik, et vägisi kisub see hommikune 4-tunnine püük kiiva, aga ei anna veel alla. Mõned kohad loobime läbi. Nii, tänane esimene kala siis kaldale. Ja see on meil sõber Hauk. Haukinen, jah. Chill, brother, chill. Mul ei ole mitte midagi vahel ka, sest ma ei viitsi enam. Nii. Opsti. Noh, saab minna, sai. Esimene kala, kahjuks vale kala, haug, aga püüame edasi. Oleme nüüd Jimiga siis saanud kokku. Tere, Jimi! Tervist! Hea vise. Et raske oli küll tulla, leida seda motti peale sellist hommikust ebaõnnestunud käiku. Pärast hommikust ebaõnnestumist on õhtune ebaõnnestumine hulle. Jah. Nii, tulime järgmisele lõigule. Vahepeal nägime vist kalamehi. Tervitused neile. Teadsid kohe, et me oleme need vennad, pullivennad, kes kala ei tõmba, aga
Aba, hästi hea. Tegelt ka või? Oh. Nii. Ja ongi esimene forell. Täitsa ilus kusjuures. Väga ilusad värvid. Nii. Tänane esimene forell kaldal. Võtame käe märjaks. Oi, kui kenad värvid. Tõesti. Nii, läheb tagasi. Oh. Mis ta võis olla? Siuke 25-ne. Kus see nüüd kinni on? Vaadake nüüd seda Jimmit. See vend rikub kõik head kalakohad ära. Siin oli mingi 3-kilone peidus. Jaa. Nii. Just tuli ilus harjus. Kas ma siit ligidale? Oi, väga kena harjus. Lõpuks ometi mingigi kala, aga ma ei tahtnud harjust muidugi. Et teeme käe märjaks. Selline harjus siis. Hopsti, näitama seda ka. No nii, läks. Et selline käsitööma Mudfishingu e-poest saadud. Mine võta ka sellised ligi, on ja? Ka jällegi väga hea koht. Siit on enne ka tulnud mingit kala. Oba! Jimmil vist oli kala. Mul käis korralik kala praegu võtmas. No, sealt võiks tulla küll. See on ka pöörle või? Jah. Enne see pöörlevat nad on tahtnud. Praegu on ainult oba. Oho, oi. Jimmy. Ükskord juba Ossa, ilus. Ta võib olla täpselt mõõdus. Joh, ei tii. Ma ei näe. Ta on kalda ääres seal. Ja kalda ääres täpselt seal. Saad? Ei ole, väike on. Väike ikka, jah. Aga ta on heintesse nii kinni tõmmanud. See on neil see päästmise, enda ärapäästmise taktika. Ja. Heintesse kinni ja... Ja. Nii, vihma sajab. 30 natuke peale. 30, jah. Ma algul vaatasin, et äkki on mõõdukas. Tundus mulle ka algul suurem. Ja. Hästi ilusad värvid. Hästi ilusad värvid. Noh. Oho. Päris hästi sul see käib. Ilus või? Jimmil kala. Oi. Miks sa minu kalad ära võtad? Nii. Ossa, kuule, see on ilus mõõdukas ju. Oi, Jimmy, see on ilus mõõdukas. Nii. Ossa kurja, see on ju, Oi kurja. Niuke libedus või? Ossa kurja. Ei ole. Täitsa lõpp. Oi kurja, mis nüüd siis? Jimmil oli otsas ja andsin talle käe, läks vette ja libises nii hullult, et ise ka märjaks kõik. Ja kala minema, täiesti lõpp. Jumala kena kala oli. Aga hakkas toimuma. Nii. Kurja, kus on võitlejad? No jah, siin on nii kõrge kallas, et aga ei ole see, mis ma oleks tahtnud. Aga jälle kala otsas, nüüd on hakanud toimuma midagi. No näete, maru kahju praegu, et selline kena kala ära läks, et 40 ja pluss pakuks tõesti, et ja no näete, libises kaldast ja korraks kadus see nii-öelda pinge pealt ära ja tundub, et mul jäi kõik kaamerasse ka see olukord, et võib-olla filmis natukene vale nurga alt, ma ei tea, selles suhtes, et ma kasutan seda
kaela seda ja, aga kurja noh. Ja noh, siin mees on natukene nagu porine. Selili roomamas. Selili käisid roomamas siin, jah. Natukene on pori. Nii et väga kahju, võib-olla see oli meile määratud see ainuke kala täna, aga näed, ise mähkisime ära. Mis seal ikka? Jah, ei no ma võtan ka vastutuse, äkki oleks pidanud hoidma täiega käest kinni. Aga püüame edasi, nüüd on vähemalt toimunud ikka midagi, et selles suhtes on tore. Selles suhtes on tore, et hommik oli väga ikka nukravõitu. Täitsa lõpp. Jimmy on nüüd jälle korralikult. Tänase jões käimise päev. Ja lant nii kinni, no ei tule ära. Lant nii kinni, et ei tule ära. Roikka küljes, aga roigas on heintega koos. No ma näen seda lanti. On seal koos, noh. Oba, hästi. Nii, järgmine väike kala. Aha, ta on. Me saame niimoodi. Ta on ühe selle konksuga ainult. Apsti. Nii, läks. Aga seal tundus, et eespool käis vähe suurem kala. See on korralik kala. Kaugelt tundus suurem. Nii. Ei ole. Jah, väga piiri peal kala, jah. Hoppadii, ohi kurja kui. Ai, see on ikka mõõdus. Kui ilusad värvid. Ma võtan käega vist. Tuli. Tuli ära. See on see, kes enne löömast. See on see samune, jah. Nii. Korralik suur kala on. Ega ta ei ole vesinud veel. Mõõdus. Kindla. Ma pakun 37. Jah. Mul on siin 36, see on N tähe juurde, on 30, isegi 8, 9 isegi võib olla. Tahtis. Võttis huvitav ära lõpus. Voobleriga proovisin, vahepeal ei võtnud voobleri. Ja võttis ära. Nii, selline ilus kala. Opa! Nii, pani. Oleks ju võinud võtta, aga see sama lent, jah, käsitöö oma. See on väga hea lent. Nii, 0. Ja sinna. 36 on natuke üle kuldse triibi. No jah, natuke. I-täheni on peaaegu 38. 38 kala. 38 sendine kala oli, jah. Minu oma tahab. Oi, käis. Ja siin samas lõpus käis. Ei, nüüd on tore. Nüüd on toredaks läinud. No nii. Jaa, 2 korda käis. Ja mul käis ka 2 korda samamoodi, ma arvan, et see sama kala. Ja, see sama kala kindlasti, jah. Jimmy, näita siis, mis juhtus täna? Elus ei ole siukest asja juhtunud reisk. Tuli nii suur forell tuli otsa ja hakkas tõmbama mind jõe poole nagu järjest sikutab ja sõber jõudis veel appi, võttis käest kinnina. See ei jõudnud ka kinni hoida ja forell tõmbaski mu lihtsalt jõkke. Et no siukest asja ei ole varem näinud. Mingi sihuke kala oli, ausõna. Ja tõmbas mu jõkke ja siis pani minekut. 2 jala vahelt on ka kinni katki natukene sul. Kõik on sodiks. No, oli alles purakas, ma ütlen, elukala, siukest ei ole näinud. Sellist ei tule ka enam vist. Nii, kas natukene vett ka nendes kahlakates või? Natukene oli jah nagu. Vanaks hakkan jääma, ei jaksa enam nende suurte kaladega võidelda. Kuna siis jõeforelli ei õnnestunud saada, siis meil on siin, mis asi, siiakala või? Siiafilee õrnas soolas tilliga. Näed, selline asi. Jah, õrnas soolas tilliga siiafilee saare kala. No nii. Opadii. Nii. Pühade värk siuke. Jah, head taasiseseisvumist siis, jah. Vaata, oi.
oi, aitäh. Tummised tükid. Need on korralikud jah, ma võtan siit selle väikse. Võtame, pane siit veel, hopsti. Oi. No nii. Nii. Proovime siis seda head aastapäeva. Head aastapäeva. Eestil elagu. Elagu Eesti. Ma ei ole kunagi valget kalatooret söönud. Kuule, aga väga hea on. Ma mõtleks sööda. Ma hakkasin siin mõtlema. No. Et äkki on isegi hea, et see kala otsast läks. Nii. Mõtle, kui ta ei oleks otsast läinud, oleks hakanud lohistama mind, et oleks ma ära uputanud. Seda küll, jah. Õnne on ka vaja ikka. Jah. Igal mündil 2 külge. See oli 70 kalana. 70 kilone. See hakkas sind jah lohistama. Aga päris hea. Mulle täitsa meeldib see siia file. Aga sa tunned nagu veits käibemaksu maitset on ka juures või? Õnnad. Natukene on jah. Sool, till ja minu arust käibemaks. Muidu oli see käibemaks minu arust suht nagu siuke paras, aga nüüd on nagu natukene selle käibemaksuga üle pandud. Nii, aga me siin sööme natukene, aga nüüd on paslik siis video ära lõpetada ka. Et hommikul Kermoga mul oli ikka väga, hommikul Kermoga ikka läks asi väga nihu, et esimene jõgi oli nii üle ujutatud ja midagi ei toimunud ka ja teine jõgi oli jälle nii madal, et uskumatu ja siis saime Jimiga kokku, oli siuke üle tunni aja sõitu ja päeva esimene pool oli täiesti igav, mitte midagi ei toimunud, kala polnud. Ma arvan, 2 tundi ja 0 võttu. 2 tundi oli jah, tõesti vist. Sinul üks augu ütles, aga mul oligi reaalselt 2 tundi ja mitte ühtegi tonksu. Üks siuke 40 haug ja kogu lugu ja siis tulime ühele teisele lõigule ja siis mingi kell hakkas toimuma, et ja lõppkokkuvõttes oligi siis, me saime mõlemad ühe harjuse ja jõekaid, ma ei teagi palju. Lõpus ikka tuli, aga ühesõnaga märkimist väärib ära siis, et mina sain 38 sendise, läks tagasi ujuma ja Jimil oli siis ilus üle 40 sentimeetrine jõekas otsas. Oota. Vabandust. See oli 40 tõmbasin jõkke. 70 kilone kala ja Jimmy kahjuks kukkus jõkke või libises jõkke sest kala oli nii võimas ja näed, ikka juhtub selliseid asju ja minema ta sai. Ikka juhtub, on ju? Ikka juhtub. Jaa. Nii et... See on hea, et sai, muidu oleks ära uputanud. Jah. Ja kell on meil 19.24 ja tõmbasime püügipäeval joone alla. Sõime kala, tähistame Eesti taasiseseisvumist ja nii ongi. Selline seekordne video sai, nii et pane kindlasti like juba selle pärast, et Jimmy kukkumise pärast tuleb kindlasti üks rasvane like panna. Ma ju räägin, et kala tõmbas. Ja vabandust, et kala tõmbas, ta ei kukkunud, vaid kala tõmbas lihtsalt sisse Jimmy. Nii et pane like, pane subscribe ja mis seal ikka, näeme järgmises videos. Ja, elagu Eesti. Elagu Eesti. Noh, lehvita. Davai, tšau. Tšau.